videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luiski ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 79. Nädalast nädalasse vaevab mind mõte, mida panna saatesse, mida mitte, millest on mõtet rääkida, millest mitte, sest neid saateid, mida tasub kuulata, on järjest rohkem ja rohkem, mis on ühest küljest rõõm. Mina näiteks, kui mul varem oli nii, näiteks mis oli 4. võim või ühesõnaga meediakriitikale üks eelnenud saade, ma iga nädal ootsin, et see tuleks, et mul meeldis kuulata neid arutlemisi. Siis igal esmaspäeval Arupähe saade, mida mulle väga meeldib kuulata, kuigi ma ei ole kõigega nõus ja seal olen natuke vaielnud ka kommentaariumis. Aga mulle meeldib kuulata ja järjest enam tunnen, et ma ei jõuagi kõiki asju ära kuulata, mida ma tahaks kuulata. Ja siis mõtlen, ja siis teie, kes te kuulate minu saadet, te ju samamoodi peate tegema mingi oma valiku ja siis ma püüangi keskenduda sellele, et see saade oleks ka midagi väärt, et see aeg ei läheks raiskumist ja siis kulutate selle vaatamisele, kuulamisele. Ja kui aastaid tagasi Eestimaal hakkas blogindus populaarsust koguma, siis mitu klienti ütlesid, et nad tahaksid minu blogisid lugeda, et ma võiks ikka blogisid pidada või blogi siis pidada. Ja mul oli see tunne, et ma ei taha, et see mu argipäeva segaks, sest kui sa pead blogis, sa mõtled, kuidas ma sellest kirjutan, kas sellest kirjutada ja nii edasi, et see lihtsalt häkiks ju selle argipäeva ära, sest aju hakkab täitsa teistmoodi tööle siis. Ja üks klient kunagi ütles, et ta muidu reality saateid, mis need tõsielusarjad on, et neid ta ei vaata, aga minu oma ta vaataks. Ja kuidagi siuksed mingid momendid nüüd mulle meenuvad seoses sellega, et ma tunnen, kuidas liiga palju mõtlen sellele, mida jagada ja mida mitte. Sest informatsiooni, neid juhtumeid, mis on jagamist väärt, tegelikult palju, aga lihtsalt nad asetsevad siis sellel skaalal, mis on nii oluline, nagu ühiskondlikult oluline, mis on indiviidi tasandil oluline, mingi selline inimlik märkamine, mis aitab endal mingit protsesse käivitada, läbida. Ja siis see ongi selline, osa tööst ongi mõelda, mida võtta, mida jätta. Ja väga tahaks teie aega säästa ja anda täpselt see, mis vaja, et see pool tundi oleks võimalikult, ma ei taha öelda produktiivselt, ma praegu ise ei ole üldse produktiivsel lainelgi oma seisundiga, aga et see oleks võimalikult toetav ja annaks hea tunde peale, et kui saade lõpeb, siis oleks selline tunnekuulajal, see on minu soov. Aga kuna teid on oma jagu, et olete erinevad inimesed suurest loost, siis see eesmärk on üpris keeruline. Nii, aga ma asun siis asja kallale, muidu ma pool tundi räägin ainult seda sissejuhatust. Ja kõige aktuaalsem teema absoluutselt on ju uus valitsus. Erineb eelmisest kui öö ja päev. Mina ütlen, et ei olnud see eelmine midagi päikselist ja see pilkane pime öö jätkub. Võib-olla natuke naljakamas võtmes lihtsalt. Aga see uus valitsus, mina näen, et need uued ministrid, nad on nagu mingid kamikaatsed, et nagu surma minejad. Sest varasemalt ma mäletan, et inimesed tegid igasugu lollusi KOV-ide tasandilgi selleks, et saada ministri kohale lähemale, et saada siis erakonna silmis sina ikka oled lojaalne vänt, pinguta veel, tee veel seda, kolmandat ja saad ministriks. Ja nüüd äkitselt Kristina Kallas isegi ütles seda välja, et väga ei tahetud ministri kohale saada. Ja isegi oli üks väga hea ministrikandidaat, kes ütles, et on jäänud kahjuks lapse ootele. Ma ei tea, kas tõesti üks naisterahvas saab öelda, et ma kahjuks jäin lapse ootele. Aga tänases maailmas, selles igatepidi ära pestud maailmas ma ei imestaks. Ja siis kirjutati mulle, et Kertu, kas see olid sina? Ei, see ei olnud mina. Minule kohe kindlasti selle valitsuse raames töökohta ei pakuta. Ja
ja tunnistas ja Kristina Kallas rääkis televisioonis, et uue valitsuse jaoks ministrite leidmine oli üpriski keeruline ja tunnistas, et otsiti kandidaate ka väljastpoolt erakonda, mis näitab, et see asi on päris happu, et ei ole enam see, et ma sain ministriks, vaid et see laev vist nagu on päris kreenis et kas sinna laevale minna mingiks asjapulgaks on hea mõte. Ja uus koalitsioonileppe lugesin ja mõtlesin, et ei ole võimalik, selline iba. Ja kui ma usaldaks neid tegelasi meie valitsuses, siis oleks, päris äge, jaa, nõus, aga me oleme näinud aastast aastasse, kes on pikemalt jälginud aastakümneid, kuidas need protsessid käivad, ja siis on lihtsalt selline, et kas endale ei hakka neil piinlik seda teksti kokku kirjutades või lihtsalt lugeda on piinlik, aga kirjutada sellist asja toota, veel välja anda ja seal kõrvale lasta oma molo panna, ma ei tea, see on nagu minu maailma ei mahu, nende maailma näete mahub. Ja mingeid väikseid siukseid kosmeetilisi muudatusi siin on tehtud. Kliimaministri nime vist keegi ei kanna ise ka päris hea meelega enam välja. See asendati siis energeetika ja keskkonnaministri nimetusega. Kui sisu jääb samaks, aga piinlik on tõesti kliimaminister Eesti. Võta kaart kätte, vaata, kui killukene Eestis meil on kliimaminister, sest kliima, seda saabki ju ühest punktist juhtida ülemaailmselt. Ja terviseministri nimetus muutub tervise- ja sotsiaalkaitseministriks. Tervise ja sotsiaal siis ühendatakse, mis minule annab signaali, et ilmselt seal hakatakse midagi kõvasti kärpima, aga selle kärpimisega on see lugu, et üks päev vahest mul viskas mingeid kummalisi nalju pähe, et see kärpimine on jõudnud omadega sellesse kohta, kus kärbikuga peaks kärpima, mis on kõlab nagu vihakõne, aga kuidagi ajab vahest väga närvi ja mu üleskutse ei ole inimesed, võtke relvad ja minge kärpige kärbikutega. See oli lihtsalt üks nali, mis minu seest läbi käis ja pani korraks muigama. Ja kuskil ma endale otsisin välja ka, avaliku sektori töötajaid on 137 000 ja suur hulk nendest elabki kärbete hirmus. Elavad need, kes on seal allpool, kes saavad mitte väga head palka, aga nad on kuskile kohale ennast ära istutanud ja siis nad käivadki nööri mööda, et jumala eest, et valesti midagi ei ütleks, ei mõtleks. Sest kui valesti mõtled, võid kogemata valesti öelda ka. Siin üks klient rääkis, kuidas lihtsalt kuulatigi pealt neid. Niimoodi, et keegi kuskil rääkisid vale juttu ja surve tuli peale. Ja need, kes on kõige kulukamad selles kupatuses, need ei kaota kohti, sest nad on niivõrd efektiivsed oma sellises südametuses. Neid maksimum vangerdatakse ümber ühelt kohalt teisele, aga kõrgepalgalisteks nad jäävad. Ja sellepärast ükskõik kui palju neid ametikohti kärpida, kui isegi numbriliselt see 137 000 jääks väiksemaks, siis kulu, mis läheb nendele palkadele, ikkagi tõuseb, kasvab siis. Ja riigi palgafond aastal 2022 oli 1,88 miljardit, 2023. aastal 2,2 miljardit ja aastal 2024 umbes 1,6 miljardit. Ja ma kordan, isegi kui kärbitakse, siis see summa ei kahane ja ta ei tõuse sellepärast, et lihtsalt elukallidus ja nii edasi, vaid sellepärast, et seda monstrumit ehitatakse üha võimsamaks, üha suuremalt lüpsvaks. Et see on selline, natuke nõme moment, aga mis tiid. Aga Kliimaministeeriumi juurde tagasi tulles, ma loen teile ette ühe nende Facebooki postituse kuupäevast 21. märts, mis, kuulake ja mõelge kaasa. Autoriks siis Kliimaministeerium, et oleks selge. Täna tähistame rahvusvahelist metsapäeva. Päeva, mil tunnustame oma suurimat rikkust nii looduslikus kui majanduslikus mõttes. Eesti on õnnistatud. Oleme metsasuse poolest Euroopas 5. kohal, jäädes alla vaid Soomele, Rootsile, Montenegrole ja Sloveeniale. Veerand meie metsadest on erinevate kaitserežiimidega, mis asetab meid kaitstavate metsade osakaalu poolest Euroopas 10. kohale, edestades oluliselt oma naaberriike.
Viimastel aastatel oleme loonud Sõrve looduskaitseala ja algatanud Alutaguse rahvuspargi laiendamise. Mets pole pelgalt puud. See on kodu paljudele liikidele, süsiniku siduja kliimamuutuste vastu ning meie majanduse oluline tugisammas. Metsast varutav puit annab meile ehitusmaterjale, tooraineid tööstusele ning taastuvenergiat. Metsade sihipärane ja heaperemehelik kasutamine on võti meie ühiskonna jätkusuutlikuks arenguks. Iga puittootega pikendame süsiniku sidumise aega ja vähendame vajadust fossiilkütuste järele. Tähistagem täna meie metsi, hoidkem ja kasutagem neid targalt, et ka tulevased põlved saaksid neist rõõmu tunda. Ma ei teagi, kas selle kirjutas AI või telliti see töö kelleltki, kes mitte midagi ei tea, mida see Kliimaministeerium ja Keskkonnaamet ja kõik need spetsialistid seal on teinud koostöös RMK-ga. Ja nojah, nii see eluke siis käib. Ja nüüd ma tulen tagasi nende ministrite juurde, alustades härra Tarost, kes on aastaid rääkinud, kuidas Venemaa on kohe põlvili, kohe. No, paar raketti ja siis on kõik, aga nagu üldse ei teostu need ennustused. Siuke kohvipaksu värk, aga presenteeritakse just, kui temal oleks kõige adekvaatsem info. Ja kusjuures nüüd, kus tuli välja see, et ta on lõpetanud Lomonossovi nimelise Moskva riikliku ülikooli ajakirjanduse erialal, siis võiks nagu eeldada, et tal äkki ongi mingid sidemeid, et tal võikski olla adekvaatset infot. Aga kuna inimene, kes on seal õppinud, kellel on ilmselt kooliajast ikkagi on mingid sidemeid, kas ta mängibki sellist mängu, et eksitada, võib-olla on see tellimus, ei tea. Ja lõputöö teema oli tal seal Eesti ja Venemaa üksteise mõistmise teabefaktor. Ja sel ajal oli Putin juba võimul. Aga Taro püüab end päästa jutuga, et siis oli Putin teistsugune. Aga meile ei räägita ainult Putinist, meile räägitakse sellest koledast ajaloost, kõik mida on idanaaber teinud ja millest tuleb kätte maksta, põlvili suruda, ära lammutada. Aga tol hetkel ajalugu ei kehtinud. Lihtsalt ei kehtinud, puhkas natuke ja siis jälle tõusis ajalugu tuhast ja meil on idanaaber, kellele tuleb kätte maksta. Oma maa ja rahva hinnaga, aga jah, ma võib-olla ei ole lihtsalt nii suuteline mingit viha kandma, et oleks selle nimel valmis ohverdama siis kõik, mis meil on, et natuke tuska teha. Vot. Ja teine selline eelmisest isegi silmapaistvam minister on meil proua Karmen Joller, kes 25. märtsil ütles, et arstide palgatõus pole põhjendatud ja mis on täiesti loomulik asi, mida öelda, sest kokku peab hoidma, on ju. Ja need arstid selleks, et saada inimväärset palka, saavad ju teha asju, millega tõsta seda sissetulekut. COVID-vaktsiinid, tubli ennetustöö, neid tubli ennetustöö tegijaid tuuakse välja ka meil ajakirjanduses. Ehk siis täitke neid käske, mis tulevad WHO-st, kelle käsud tulevad need rahastajatelt ehk vaktsiiniärikatelt. Ja siis te võite saada ka normaalset palka, selles mõttes ei ole Karmen jõudus midagi nagu, nüüd me jäämegi madala palga peale. No ei. Ja see ei ole, et mina kuskilt nagu teha vandenõuteoreetikutel seda lugesin. Mul on tutvusringkonnas meditsiinitöötajaid ja see ei ole nende ringkonnas mitte mingi saladus, et tegelikult need palgad ei ole selle töö väärilised, koormust on väga suured selleks, et normaalset palka teenida. See ei ole nii, et kui ma olen arst, siis ma teenin automaatselt väga hästi, sest mul on siuke prestiižne amet. Ei, sa pead ropult töötama. Sellega seoses on igasugu ravivigasid ja asju, mis tuleb ette, pluss see, et arst ei suudagi, tal ei olegi mahtu võtta inimest tervikuna. Ja siis see meditsiin lähebki meil selliseks konveieriks ja kui sa tahad siis nagu äkitselt saada eriti head rahasüsti, siis COVID aegu arstid teenisid hästi nende vaktsineerimistega ja mis hinnaga. Ma isegi tõin siin kuskil ühe selle statistika välja, mis see oli, kuidas mitu protsenti suurendab seesamune vaktsiin müokardiidi tekkeriski. Ja ma ei hakka peas neid numbreid ütlema, aga need numbrid on selles mõttes ka olulised. Jah, siin samas ongi.
ScienceDirect.com lehelt saab lugeda, et mRNA vaktsiini süstimise järgselt suureneb müokardiidi tekkerisk 510%. Uuringu aluseks võeti 99 miljoni inimese andmed. See ei ole niisama, et me siin koha peal midagi vaatasime läbi mingi nimistu. 99 miljonit inimest, kelle pealt öeldi, et mRNA vaktsiini manustamine suurendab müokardiidi tekkeriski 510%. Ja peale saadet otsige üles Facebookist meesterahvas nimega Heiko Sepp, tema lugu. Ja seesama tema lugu on leitav ka lehel vaktsiinikahjustus.com. Ja kahjuks need Heiko Seppad ei ole üksik juhtumid, neid inimesi on palju. Ja ma ise kujutan ette, et see on suur ületus tunnistada, et sa oled midagi sellist iseendale teinud. Ammugi sellega avalikult välja tulla, saada siis igasugu nõmedaid silte külge, kuidas sa oled siis vaktsiinivastane, sa oled oma elu lihtsalt nagu pöördumatult ära kahjustanud selle tublidusega ja siis sa saad ka sõimu, et see on päris masendav. Aga jah, veel põnevaid jollerdisi teile, ehk siis mida ta on öelnud. Alustame tervishoiuteenuste kvaliteedist. Arstid on osa sellest. Töö on suur. Näis, kui palju selle piiratud ajaga tehtud saab. Kas ta arvab, et nad üsna pea jälle ümber manööverdatakse? Ma ei tea. Või ta lihtsalt peabki silmas seda oma ametiaega. Suure tõenäosusega siin asi on juba nagu nii laperdama ära lastud, et me imesta, kui mingi hetk öeldakse, et me jälle peame siin ümber nimetama, ümber tõstma, mis iganes tegelikel põhjustel. Ja aktiivsel COVID-i ajupesu ajal ütles proua Joller, me teeme selle vaktsiini ära ka siis, kui lapsevanem on täiesti vastu. Ja lastel anti õigus otsustada selle üle, kas nad siis lasevad neid aineid endale manustada, mis minu arust on nagu täiesti kriminaalne. Sest lapsed on nii kergesti mõjutatavad, et kui täiskasvanud isegi läksid selle asjaga kaasa, siis lastele panna see surve peale seal. Ma kujutan ette, et see ongi stiilis, et 30 lapsest üks on siis see selline mässajameelne ja saadab kõik kuradile ja ütleb, et ma ei tulegi siis enam kooli, kui te süstigas ette teha. Aga meile öeldakse, et usaldage arste, sest ikkagi arste, kuidas sa ei usalda arste, sa ei ole ju targem kui arst. Aga ärge unustage, milliseid arste meil on ajaloos olnud. Kõige populaarsem, mida ka juba selle COVID-i aega ma ise välja tõin, et Mengele oli ka arst. Ja ajalugu kahjuks kipub korduma. Ja veel hästi huvitav moment, kuidas ajakirjandus mängib kaasa sellega oma eaga. 24. oktoobril 2020 kirjutas Delfi perearst Karmen Joller EKRE poliitikutele. Päriselus lastakse sinusugustele kuul pähe. Tänaseks on see pealkiri saanud uue kuue. Perearst Karmen Joller EKRE poliitikutele. Päriselus mõistetakse sinusugused vanglasse. Ehk siis teate ikka seda raamatut George Orwelli 1984, kui seal oli vaja siis pabereid hävitada, et ajalugu ümber kirjutada, siis tänasel päeval digiajastul teid lahti ja ja see ei ole niimoodi, et me teeme kuvatõmmiseid ja säilitame, sest mulle tuttaval oli nii, et tal oli tasuline pilveteenus, kuhu ta väga olulisi materjale salvestas selleks, et saaks neid kasutada, sest ta teadis, et need kaovad netist kiiresti. Pilvest kadusid ära materjalid ja kui ta võttis ühendust selle teenuse pakkujaga, siis nad ütles ka, et ei, me ei tea midagi. Müstika lihtsalt. Mäng käib päris peenelt. Ja me ootame, et kuna see uudis ümber kirjutatakse 8. novembril 2019, Ekspress Meedia kirjutas, karm eksimus, haigekassa nõuab petetud soodusretseptide pärast Karmen Jollerilt üle 50 000 euro. See uudis oli veel üleval. Kui inimene tegeleb mingite kahtlaste asjadega, näiteks niimoodi petta meditsiinisüsteemi sees, kus raha on väga piiratud, paljud inimesed ootavadki ravijärjekordades või näiteks neile ei jätkugi raha ja siis tehakse mingi jõulutunnel ja mis iganes need tunnelid on, nendelaadseid asju, sest raha ei ole ja annetage ja siis mingi tädi tegeleb petuskeemidega ja siis ta istub Riigikogus ja siis temast saab minister. Tegelikult see ei ole ju adekvaatne. Aga minu lemmikjollerdis on 25. juunil 2022 Postimehes ilmunud artikkel pealkirjaga Karmen Jolleri sõnul tuleks teha esimesi samme ka meeste õiguste piiramiseks. Spermatosoidid olgu riigi omand.
rahvuslik kapital. Ja siin on tal öeldud ka meeste õiguste piiramiseks. Kas siis naiste õigused on juba piiratud või? Kas ma olen midagi maha maganud või? Ja kuidas see üldse välja näeb, et see hakkab olema siis rahvuslik kapital? Väga huvitav. Ja keegi Margus õnnitles proua Jollerit. Palju õnne, ravi nüüd uhuud sotsiaalsüsteemist välja, palun. Ja Karmen vastas, see võtab aega, näis kas jõuan, aga protsessid algatan. Vot, ja defineerige sõna uhuu. No mitte niimoodi nagu ChatGPT, mis on, teate küll, kelle poolt programmeeritud, vaid et see oleks nagu päriselt tõsiselt võetav asi, mida võivad kasutada siis valitsusliikmed, poliitikud, ajakirjandus, uhuu. Mida see tähendab? Ja see kõlab täpselt nagu koolikiusus. Sina oled loll ja need, kes kõige rohkem karjuvad, sina oled loll. Need on need, kellel endal nagu see vaimne võimekus jääb kõige rohkem allapoole ja neil on vaja seda relva. Ma ei räägi sinuga, ma ei lasku diskussiooni, ma lihtsalt ütlen, et sa oled loll, nüüd sa pead ennast halvasti tundma ja vait olema ja tundma, et ma tegin sulle ära. Ja niimoodi see uhuu silt käibki. Vot, ja tahaks teada, et see siis sotsiaalsüsteemist välja ravimine, mis sellega kaasneb, et kui näiteks mina, kes ma nende spetsialistide hinnangul liigitun uhuuks, sest ma näen inimkeha tervikuna, ma tean, et haigeks jäämine, tervenemine, see kõik algab inimesest endast, mina käsitlen viiruseid täpselt nii, et need on mürgid, mida meie keha peab väljutama, nii et seda, et kuskil Wuhani laboris loodi viirus, mina ütlen, et biolaborites luuakse mürke, mida siis meile pannakse liikvele ja meie kehad, kellel on tugevam hetkeseisund, kellel nõrgem, vastavalt sellele reageerime, aga keha reaktsioon on see, et ta hakkab seda mürki eritama. See on lihtsalt minu, mitte meditsiinivaldkonna inimese nägemus asjast. Ja kui meie kehasse on ka liiga palju seda toksilisust kogunenud, siis keha käivitab vastava protsessi. Tihtilugu on selleks vaja ikkagi välist mingit mõjutajat, näiteks kas külmetus, tugev stress või just stressi äkiline langus. Stiilis, et kui algab puhkus, siis jääb kohe haigeks, sest keha näeb võimalust, nüüd ma ei pea olema valvel, trimmis, nüüd ma saan lasta kõik selle välja, mis on kogunenud. Et ma liigitun selle läbi uhuuks. Kui ma olen välja ravitud sellest süsteemist, kas ma ei pea siis maksma sotsiaalmaksu, ravikindlustusi, ei pea siis maksma, ma ei ole selles süsteemis enam siis ju. Et kuidas see välja näeb, see välja ravimine? Päris huvitav või lihtsalt see, et meid nii kaua peedistatakse, et me hakkaks kaasa tegema kõiki neid ebamõistlikke asju. Vot, ja sealt edasi minister Terras. Hästi huvitav on see, et Terras tuli ju pilti tänu Brigitte Susanne Hundi meheotsingutele, kus ta siis võitis ja seejärel ikkagi ei tulnud seda abielu ja kõike muud ilusat, mida Brigitte lootis. Selgus hoopis, et noormees on saidil nimega Grindr, mis tähendab seda, et seal on mehed, kes võivad olla ka meestega koos. Ja mina ütlen, et see oli mingi selline PR-kampaania, mida tegi selle saatega. Sest Terras, mul on mingi siuke vaist, ma tunnen ära geimehe. Ma vaatan nagu pilku, kehakeelt. Terras ei ole gei. See Grindri teema ja see, et ta seal vikerkaare lipuga pärast Riigikogus oli, see oli kõik osa sellest, et saada nende ära eksitatute, need, kes on siuksed, ma olen vist gei ja, või kellel ongi lihtsalt mingi selline trauma tagajärje reaktsioon, et nad mehed eelistavadki meestega olla. Ja siis nad, ta on meie paadis lihtsalt, et need hääled saada. Aga ta ei ole gei. Ja kui keegi mees nüüd mulle kirjutab, et mul on temaga selline kogemus, siis palun võimalikult vähe detaile, sest see on minu jaoks väga okse teema. Aga lihtsalt mina nägin läbi, et see oli võte, kuidas ära kasutada seda gei kogukonda, näidata, et siin on üks teie seast, meie seast, teeme koostööd, andke oma hääled sellele noormehele. Vot, aga see, kuidas ta siis põhjendas oma seda põllumajandusministriks saamist, kas seda nime vist ei muudetud ära, mul ei jäänudki meelde. Naine Saaremaalt, endal kodu Kohilas ja siis sa oledki põllumajanduses väga pädev.
Aga mida mõtlevad need inimesed, need linlased, kes pole elu sees Saaremaal või Kohilas käinud, nad kujutavad siis ette, et Saaremaa, see on nagu padumaaka koht, Kohila, täitsa lõpp, mis pommiauk, see on nagu Kohila. Et ma ei tea, kaldal või valla piiril on juba mingid viglaga tegelased vastas, kes ootavad, ja nüüd põllule, ja nüüd lüpsma, ja Riit Aladuma, vasikas tulemus, tule appi, no mis iganes. No see minu jaoks lihtsalt nagu nii jabur. Ja kui see sama noormees ütles, et tema hakkab poliitikat kujundama, siis ma ei teadnud, kas naerma hakata või nutma, sest head põllumehed, ma ei kujuta ette, mis teid ees ootub, kui sellisel tasemel inimene hakkab poliitikat kujundama põllumajandusvaldkonnas siis. Päris hirmutav väljavaade. Ja oled lehma poegimise ära näinud, puid riita ladunud, siis see ongi maaelu. Ja kunagi oli isegi ju keegi minister, mul ei tule ei see ametinimetusega inimese enda nimi meelde, kes isegi kiitis, et see, et ta ei ole valdkonnas tuttav, kas oli see minister või mingi teema siis juhiks määrati, et see ongi hea, et ta ei tea sellest valdkonnast midagi, et siis ta saab nagu värskelt peale lennata. Vaesed alluvad, vaesed ametnikud, töötajad, tõesti. Ja mis veel paneb mõtlema, et ilmselt nendel ministritel pikka pidu pole, sest värske minister Leis teatas, et seoses riigiteenistusse asumisega soovib üürida korterit ajaliselt kuni kevad 2027, aga väga lühikese lahkumisest ette teatamise ajaga. Ja see, kuidas seesama härra Tartu 2024 raames metsikud rahad huugama pani ja need projektid tegelikult ei täitnud oma eesmärki. Meie turism ei elavnenud. Siin muidugi ei saa Leisile ka kõike süüks panna ja kõigile nendele, kes asja juures väga-väga punnitasid. Mega rahad pandi magama. Ma ei hakanud isegi neid numbreid välja otsima. Aga kui meil samal ajal taotakse sõjatrummi, kes see tuleb siia? Mida teeb selline sõjahirm ja pigem pidev nagu sõjahirmu foon turismiga? Mina ei läheks kuskile riiki, kus kohalik meedia räägib muudku, pole küsimus, kas, vaid kuna ja muudku valmistume ja pärast räägin ühest näitest ka, kuidas välismeediasse juba levivad need videoklipid, et meil siin sõdurid lasevad hoovides ringi, täristavad. Ja hästi halb tunnen, vahepeal ma tunnen, et ma olen nagu õel. Sest kui ma vaatan seda, mis meil seal valitsuses toimub, see, keda meile meedia pidevalt presenteerib, kui vaatan näiteks külas olles satun uudiseid vaatama, mul tuleb kogu aeg sõna lõustad. Nagu lõustad, ma näen lõustasid. Ja ma muidu ei ole inimene, kes hindaks teisi välimuse järgi. Inimene ei peagi olema pilt ilus. Ta peab olema lihtsalt nagu hea tunde tekitama sinus. Ja välimus ei olegi see, mida sa visuaalselt näed, vaid see on lihtsalt see inimesega, me fikseerime üksteist ju läbi välimuse, tunneme üksteist ära välimuse abil, aga just see, mis tundega sa oled selle inimesega koos, see on see, mis määrab, kas see inimene on ilus. Ja kui ma vaatan neid inimesi, siis ma tean, et näoproportsioonid ja kõik see, mis nad nagu nii-öelda jumala loomingust on, see füüsiline keha, seal ei ole midagi nagu koledat, aga ma vaatan neid ja ma mõtlen lõustad. Ja ma ei tea, kus see tuleb. Natuke piinlik tunnen iseenda ees, ma ei taha halvustada teisi lihtsalt sellepärast, et saaks halvasti öelda, et lõust öelda on ju kole, aga lihtsalt tuleb see, on lõustad. Ja ma ei tea, kas see on lihtsalt minu ebaküpsuse märk, äkki läheb üle, muutub midagi sallivamaks, tolerantsemaks, aga hetkel on see sõna, mis on see mingi artikkel, kuhu juurde on need näod pandud, on see mingi telesaade, mis käima pannakse ja see sõna lihtsalt hüppab mul pähe ja midagi pole teha, selline ma siis olen hetkel. Aga see, kuidas Postimees püüab kogu seda asja näidata kaunimalt, on see, et Gallupis küsitakse, kes uutest ministritest tundub teile kõige sümpaatsem? See on nagu, kes kõige vähem häirib või midagi taolist. Kes uutest ministritest tundub teile kõige sümpaatsem? Ja tegelikult saab Postimees esitada ka kriitilisemaid küsimusi, sest nende käes on ju see, kuidas need hoovad, et kuidas siis vastus tuleb. Kunagi mingi vaktsineerimisteemaline küsimus, see oli terve nädal vahetuse vältel tuhanded hääled tulid muudkui juurde. Et seal oli vist teema sundvaktsineerimisega seotud.
ja mina saatsin igasugu ringkondadesse laiali seda gallupit. Sealt läks see omakorda veel edasi ja hääli tuli muudkui juurde. Protsent oli muutumatu, 74-26. Muutumatu. See täiesti hämmastav, terve nädalavat see jälgis, mõtlesin, et see ei ole võimalik, see lihtsalt ei ole võimalik. Aga ju siis itimees tahtis vaba nädalavahetust ja sättis niimoodi ära. Ja siis ma mõtlen, et kui sa meie valitsuse koosseis vaatad neid pilte, neid kooslusi, et kus oleks mingi tõsielusari, nii-öelda see reality show, mis selle nimi oleks? Mõtlesin isegi, et on postitus, et panen mingi pildi, kus nad on kõik koos ja ütlen, mis selle tõsielusarja nimi oleks ja ärge palun ropandage oma selles pakutavas nimes. Ja siis see oleks eeldanud tööd, ma panen kõik need pildid kollaasina kokku, aga ma tunnen, et ma üldse ei viitsi tegelikult nende asjadega tegeleda. Aga sellise tagasiside mõttes ma ikkagi jagan seda, kuidas ma toimuvat näen. Ja huvitav on, ühes varasemas saates ma reklaamisin seda vandenõu teemalist üritust, kus siis ka meid väidetavalt, meid lubati, et õpetatakse vandenõusid läbi nägema, sest ega need inimesed ka, kes on sellest valitsusest näiteks kuidagi moodi vaimustuses, siis nemad minuga täiesti erineval lainepikkusel toimetavad. Nemad mõtlevad, et ma olen lihtsalt üks õeluskott, kes tahab halvasti öelda, ütleb, mis lõustad on ju. Aga see vandenõude maailm, mul on tunne, et see on see, mis jagabki selle maailma suuresti kaheks. Et on need, kes on kriitilised mõtlejad, kes vaatavad, otsivad enamat, otsivad, mis on ridade vahele kirjutatud. Ja siis on need, kes lihtsalt lepivad, et ahah, nii on. Ja huvitav ongi see, et seda kuidagi väga sihilikult hoitakse lahus. Ja see samune üritus, mis 20. märts toimus Zoomi keskkonnas, pealkiri oli vandenõuteooriate äratundmine kriisides. Alapealkiri oli, kes küll selgitaks, kust leida tõde. Edasi tuli tekst, ootame teid veebiseminarile, kes küll selgitaks, kust leida tõde. Vandenõuteooriate äratundmine kriisides. Ja veebiseminaril õpetatakse märkama vandenõuteooriate erinevaid vorme, mis pakuvad kriiside all keerulistele probleemidele lihtsaid lahendusi, kuid seeläbi külvavad hoopis segadust ja isegi paanikat. Ja lubati, et siis saame mingid tööriistad, kuidas kriitiliselt mõelda, infoanalüüsi oskused, tutvute praktiliste meetoditega, mis aitavad kiiresti tuvastada valeinfot, vähendades seeläbi paanikat ja segadust. Aga naljakas on see, et seminar toimus Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Telia ühise algatuse digimentorid raames. See video on nüüd üleval seal samas Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi lehel YouTube'is. Kommentaarium on välja lülitatud, sest see Ühiskonnateaduste Instituut ei taha väga selle ühiskonnaga vist diskussiooni laskuda. Huvitav oli see, et mul läks tükk aega aru saada. Okei, ma vaatasin, et me ei näe teisi osalejaid, see selleks. Kirjutasin siin oma küsimusi ja vaatan, et teised üldse ei küsi siis või. Ja kui asi hakkas läbi saama ja tädi ütles, et oi, meil on ainult 5 minutit aega, me mõned küsimused võtame, neid küsimusi on nii palju, mina vaatan, ainult minu omad on ju. Ja siis ma sain aru, need sindrid olid ära lahutanud. Ma mõtlesin, et äkki nad hoiavad lahus, et need nii-öelda mitte probleemsed, need, kes usuvad peavoolu ja tahavad teada, kuidas veel paremini seda uskuda. Ja siis need, kes vaatavad kriitiliselt seda peavoolu ja vaatavad ka vandenõuteooriate poole, et äkki seal on mingid vastused, et need hoida lahus, aga ei, me kõik olime lahus. Minu tuttavad ka kõik, kes osalesid, olid oma ette siis oma iseenda vestluses, nägid ainult iseenda küsimusi ja kui see tädi ütles, et nii palju küsimusi, mõtlesin, hurjam, see ei ole okei. Ja minu küsimused olid, et kas tuulikute infraheli teema on vandenõuteooria, kes ja mis eesmärgiga loovad neid vandenõuteooriaid ja kuna nad tõid seal ülipalju erinevaid vandenõuteooriaid välja, näiteks see, et inimkonda soovitakse vähendada, siis ma panin sinna ka kommentaari, et siin on video, kus härra ütleb otse välja plaani inimkonda vähendada. Te tõite välja selle vandenõuteooriana, aga kui ma näen, et keegi on selle selgelt sõnastanud ja omab vastavat võimu, kas ma peaksin lihtsalt lähtuma teie öeldust, et tegemist on vaid teooriaga ja mitte uskuma videomaterjali. Lisasingi sinna selle sama lingi, kus siis Bill Gates räägib vajadusest inimkonda vähendada, CO2 tootmist vähendada. Ja siis, kui ma aru sain, et nad ei kavatsegi vastata
siis ma küsisin, et kas selline küsimuste küsijate eraldamine pole mitte sihilik infoväljade lõhestamine ja lõppu otsime tagasisideks, et see jätab teie üritusele väga ebausaldusväärse kuvandi. Kas te arvate, et teie kuulajaskond on rumal ja peate neid mingit laadi vaakumis hoidma? Ja mingit vastust muidugi tulnud. Ja näidatakse, et need vandenõuteooriate inimesed on nagu kergeusklikud. Mina ütlen, no pagan ei ole, meil on päris tükk tööd, et siis ekselda seda informatsiooni, otsida sealt tõde, teile antakse valmis produkt ette, kõik on üks sama pasteet, on ju lihtsalt uha sisse, ei pea närimagi. Ja me näeme rohkem vaeva. Kergeusklikud on need, kes võtavad selle peavoolu pasteedi ja lihtsalt mälumatta alla neelavad. Ja seal toodi välja see tuvide näide, et kuidas nii naljakas pandigi levima sihilik vandenõuteooria, et tuvid on tegelikult robotid ja nad tegelevad siis mingi jälgimisega, et miks nad muidu käivad traatide peal, nad käivadki seal ennast laadimas ja ülinaljakas. Ma ei tea ühtegi inimest, kes siukest soga usuks. Nagu tõsiselt, mitte ühtegi ei tea. Ja seal näide toodi seda ka esile, et nad on madalama elatustasemega need inimesed siis, kes usuvad vandenõuteooriaid. Ja see, et vajadus kuskile kuuluda ja eristuda ja ühesõnaga mäng käis kõik selle peale, et need vandenõu ja nad ise hoidsid ka siis selle vaakumi, et ärge isegi teadke, kes need teised inimesed on, need nii-öelda vandenõuteoreetikud. Ei tohi nende poole vaadatagi. Et nagu me oleks mingid, ma ei tea, täitsa nagu pooled hoopist istumegi nagu fooliummüts arvuti ees vaatame seda seminari või. Ja see on minu jaoks, et vandenõuteooriate äratundmine kriisides, vaid suunis, et kuidas veel lihtsamalt, mugavamalt hoida kinni sellest peavoolust ja seal lihtsalt kaasa minna. Kõik info, mis ei ole peavoolust läbi käinud, vale. Ja huvitav on ka see, et aga ajas on ju tulnud ette momente, kus vandenõud öeldakse ikka peavoolus ära, et oligi nii. Ja vandenõu on tegelikult sisuliselt sisu see, mida lihtsalt hetke võim ei tohi lasta massidesse. Ja selleks siis see summutatakse ära. See on vandenõu. Mõne aja pärast selgub, et ei olnud, aga inimesed ei mäletagi seda. Ja seal toodi isegi paar näidet välja, et mis on hiljem selgunud, et on tõeks osutunud. Kas MK Ultra oli üks äkki või? Sest lihtsalt need CIA dokumendid on välja tulnud, et siukseid meetodeid on kasutatud ja midagi oli veel. Et see on lihtsalt see infosõja osa on minu jaoks vandenõuteoreetikute maha tegemine. Siin on tegelikult mul veel päris palju teemasid, aga ma jätan need järgmisesse saatesse. Siin ei ole ühtegi ka sellist, mis võiks ajas hapuks minna. Sääne sai sest tämpäne vapuhuse helu. Ma looda, et aig läts iks asja ette ja võib-olla kui mõni teist mõtles, et võinu iks edasi kõnelda ja ma alles võinu edasi kullelda, sest nädali pärast jälle jälki. Ja ma tunne esi, et ma kõige rassemp osa näide saadete tegemise ma ongi ta sääne kulluja peale mõtlemine, et ma taha ju, et teil oleks hää kullelda, et te saassi midagi näidest saadetest, muidu ole nagu mõtet näid ette, ma esi hindajas näid ju ei tii. Ja tuu pärast ongi hää, kui te annati oma tagasisidet, kui te ütlete, mis miildus, mis ei. Ja võib-olla ka määnsedki teemad, mida võissi rohkem pututa. Ja siis ma saa rohkem ka pühendu määndsegi konkreetsempa asja peale. Vot. Ja üks kaemi kava ma veel jõuad ette. Võib-olla mõne nädali tuleks puhkust võtta. Mulle miildus neid saatit ette ja tuu pärast ma tunne ka, et tuun mõtlen koormas, et ma peasi kuigi muudu pingutama, vaiva nägema. Eks ma istu paar tunni arvutit hakkan ja pane kõik oma märkme arvutihe kirja prindi välja, aga säänest tüütunnet mul nagu ei ole. Ja kui siin mõne tõsu laine peal oli ja oma ütelnu, et ma saada tüüist raha ja sellepärast ma nii säänest imelikku juttu ajagi, sest tuu vasta ei tõele. Raha eest ma ei suudaski säänest asja tete, sest ta ei tule nagu õige kotuse pealt. Vot, aga aituma kullamast, nautke ta keväist ilma ja
näis, mis täst elost saa. Hindel on tunne, et näinegi murdumine nakkas varsti toimuma. Ja ma tiiä, et ta mõttega on väega hää hinnast nagu ära uinuta, et midagi õkva nakkas muutuma, väega suurelt nakkas muutuma, tule oodata ja sõs muutus. Ega üks esipead ka oma panus andma, et maailm muutusi, ta on suunan, mida me päriselt soovime. Midagi on nagu õhun ja tekitas see hää tunde, et võib-olla tuleva vastuse, mille ta elu on viimatse aasta olnud sääne, nagu ta on olnud, mille aasta ta kõike on vaja olnud. Vot, aitüma ja kõike hääd! Saade on salvestatud 2025. aastal.